Mitmed ettevõtted reklaamivad enda hinnakalkulaatoreid või maa hinnakalkulaatoreid või muid analüüsi tööriistu ja seda kõike kliendile taaskord tasuta. Väidetakse, et võrreldakse kõrvalkinnistute viimase aja tehingute hinda ja metsamajandamiskava järgi metsaväärtust ja muid tegureid. Reaalsus on aga see, et metsamajandamiskavas võivad hinnatud andmed 20–30% erineda tegelikust seisus metsas ja see on ka veel täiesti seaduspärane. Lisaks ei anna kõrvalkinnistute ega varasemalt tehtud tehingud mitte mingit infot metsaväärtuse kohta tänases ajahetkes, sest metsamaterjali hinnad ja raiumise võimalused on pidevas muutumises. Metsa saab hinnata ainult antud ajahetkel, kui tehingut tehakse ja konkreetselt antud metsa kohta kalkulatsioone tehes, mitte kõrvalkinnistuid võrreldes. Kui avalikud andmed, mille järgi tasuta kalkulaatorid oma arvutusi teevad, võivad eksida mitmekümne protsendi ulatuses, siis miks sellist teenust üldse usaldada või miks seda üldse välja reklaamida? Seda ka sellepärast, et panna inimest oma kontakti jätma ja seejärel asuda agressiivse müügitööga tegelema, et metsaomanikku manipuleerida oma maad müüma alla õiglase väärtuse. Timber.ee oksjonikeskkonnas rohkem kui 1000 lõppenud oksjoni väitel võime öelda, et tegureid, mis metsakinnistu hinda mõjutavad, on väga mitmeid ja hinnakalkulatsioonide tulemused võivad metsafirmadel erinevaid mitmeid kümneid protsente. Metsast huvitatud ettevõtted või isikud teevad oksjonil maksimaalse pakkumise, mis neil võimalik teha on, sest vastasel juhul jäävad nad alla kellelegi teisele, kes neist rohkem pakub ja jäävad endale huvipakkuvast kinnistust ilma.